She's a Mona Lisa. Hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. Tšau kõikidele ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Selle nädala vlog algab pühapäeval, sest tänased plaanid on muutunud ja me tulime Erkiga täiesti suvaliselt Tartusse. Me läheme käime poodides, vaatame niisama ringi. Ja selle nädala video tuleb üsna põnev, ma arvan, sest on nii mõnigi asi, mis minu juures vajab muutumist. Nii et mina olen põnevil, natuke hirmul, aga me näete lähipäevadel, mis juhtuma hakkab. Aga kõigepealt lähme vaatame, mida head on Tartul meile pakkuda. Are you excited? Jaa. Kuuleme teisi juhte. Nii, meil on väiksed shoppingutiirud tehtud. Väga midagi ei saanud, aga lõunakas on rahvast paksult täis lihtsalt. Aga me äkki kodus natuke näitan teile. Aga me käisime nüüd Burger Kingis, nagu me plaanisime. Ja võtsime 2 eraldi einet, kuigi see Whopper on see, mida reklaamitakse siin on ju. Aga me võtsime mõlemad erinevad, et me saaksime katsetada ja maitsta. Nii et Erki võttis Whopper ja ma võtsimegi crispy chickeni, ketšupit oli ka kaasase. Okei. Vaatame. Friikad. Friikad on head. Tasuta ketšupit anti ka, seda ma ei teadnud, kas ma võtsin mingi magusappu kastme. Aga minul on jah crispy chicken. Tunduks suht väike purks. Ma võtsin ja magusappu kastme ka, mind huvitab, kuidas see maitseb. On väga hea. Su purks näeb elu hea välja. Näeb tõesti hea. See on Erki Whopper. Crispy chicken näeb siuke välja. Mitte midagi erilist, ma ütleks. Maitse on vist. See on ülitavaline, mitte midagi erilist. Nagu selle rahast ma vist seda ei soovita. Nagu burger on tegelikult hästi väike ka. Ma olen sinu oma kaamsu. See on küll hea. Minu oma on ülilamp. Nagu väga. Me sõime nüüd oma söögid ära. Kõtsime ka täis, aga ütlen ausalt, midagi üldse erilist ei olnud. Friikad olid head, mu purks oli lamp. Erki purks, Whopper oli mega hea. Seda ma võtaks teine kordki. Aga muidu lamp. Joogil on hea see, et seda saab ise täita ja lasta ja panna jääd nii palju, kui sa tahad. Et see on positiivne. Nii et maitseelamust nagu on, aga ei midagi erilist. Ma ei tea, miks ma endale seda teen, aga täna on järgmine päev ja ma unustasin eile filmida. Aga kuna ma lubasin, et ma näitan teile, mis ma eile ostsin, siis ma näitan ka. Ma ostsin eluvähe asju reaalselt. Mille järgi ma läksin, olid mustad tavalised teksad. Nii et need ma ostsin. Ja ma arvan, et ma ostsin need siin seist äkki. Ja, siin seist. Ja need olid 10 eurot. Nagu täiesti tavalised teksad. Sest et need on need, mis alati ära kuluvad. Nii. Siis ostsin ma täiesti tavalise musta särgi. See on pärit Terranovast. Jah, Terranovast. Ja see maksis 5 eurot. Täiesti tavaline särk. Lisaks ostsin ma veel siukse mingi crop topi moodi asja.
on üks ettekujutus, et ühe seelikuga see sobib ja see maksis 1 euro. Miks ma selle ostsin? Ja siis üks siuke must crop top veel. Peaaegu samasugune, aga nagu muster on erinev. Siin on siuke soonik nagu, siin on tavaline T-särgi materjal. Ja need mõlemad maksid 1 euro, nii et väga soodne. Nii et need olid kõik mu asjad, mis ma ostsin ja ma ei ostnud mitte midagi rohkemat. Ja Erki vist endale ostis ühe dressi, püksid ja püksirihma ja ta ei ostnud ka mitte midagi muud, nii et täiesti tavalised asjad. Aga selline see väike haul oligi. Lihtsalt nii väga armastan mingit mega basic riietust, lihtsalt pusa, see teksatagi, Nike, retuusid ja tossud ja see on mega mõnus. Nüüd käin mingi koogimeistri poes, sest mujal on sealt mõnda asja vaja, aga tal ei ole endal autot praegu. Nii et ma lähen ostan enda üle need asjad ja siis ma vaatan, mis ma edasi tegema hakkan. Ma tahaks maale minna mingi hetk, aga ma vaatan, mis sellega saab. Nagu ma hoiatasin juba, siis see vlog lihtsalt tuleb selline veits kaootilisem, igast päevast natuke midagi, aga nüüd ma käisin õe juures või noh, ma olin seal mingisugune 4 tundi, isegi veits rohkem, et väga hästi. Ja nüüd ma lähengi käin poes ja siis saab minna koju süüa tegema. Nii, ma vahepeal jõudsin koju, paksin asjad lahti siin ja nüüd ma hakkangi, ma mõtlesin täna teha tatart hakklihaga, aga siis mul tuli täiesti suvaline idee, et teeks hoopis ahjus kartulit ja bataati ja lillkapsast ja siukseid asju, et üle pika aja oleks väga hea. Ma kujutate, mis näo Erki selle peale teeb, aga no kartult ta ikka sööb ja ma panen mingi kana ka sinna, nii et see on nagu ikkagi hea, on ju. Nii et ma mõtlesin, et ma lõikan need asjad valmis, panen kokku ja hakkame ka süüa tegema. Ma vahepeal lõikasin need asjad ära ja panin siia järjest. Siin on siis lillkapsas, brokoli, bataat ja kartul ja siia tuleb kana veel ka, mõned jupikesed. Ja segasin maitsenantega kokku ja pärast läheb see ahju. Ma lasen tal veel veits seista, sest et ahju panekuks on veits liiga vara. Ja ma panen ta mingi poole tunni pärast ahju. Et vaatame siis, mis teeb, aga saab praegu maitseainetega seista ja ma loodan, et sellest tuleb imeline õhtusöök. Söögikeel läks ahju. Ma veel kana ei lisanud, aga varsti. Olen sel korral selles vlogimises lihtsalt nii halb. Te nägite viimati, kuidas meie selline söök sai valmis ja see oli mega maitsev nagu päriselt. Aga mina kiirustan praegult ühele kohtumisele, nii et näeme siis, kui me näeme. Nii, ma jõudsin vahepeal koju tagasi. Nüüd ma ootan oma ajakest, kuna ma lähen ühte pisikest last hoidma kuskil tunni aja pärast. Hoian teda tunnikene, kuna ma olen siin postitanud Võru gruppides, või suvel postitasin rohkem, et hoian lapsi, siis mul avaneb üks võimalus täna, nii et ma lähen hoian
natukene ja siis ootab meid õhtul ees väike sushi night. Minu tädipoeg tuleb oma perega külla meile. Nii et saame siin sushitada ja värk-särki. Nii et tuleb natuke selline teistsugusem õhtu ennem homseid suuri protseduure. Lapsehoidmise teenus sai osutatud ja desotame ka käed ära. Nagu ikka meil siin kombeks, ma tegelikult üritan seda desotamist mõnes mõttes vältida ka, kuna ma ei taha nagu bakterite vastu siuksele rünnakule astuda. Et koju lähen, siis ma alati pesen käsi, aga ma ei hakka enam kodus näiteks desotama. Ja ma desotangi siis, kui ma kuskil poest tulen või midagi, et autos kiirelt lasen üle. Nii, aga minul sai laps hoitud, laps oli nunnu, hoid läks hästi ja nüüd ma lippangi koju tagasi, et ma saaksin hakata vaikselt sushit tegema. Kuna mul õde tahtis ka paari rulli endale, tellis minu käest, siis ma keeran talle ka paar rulli. Mul on nagu juba see sushi tegemine natukene rohkem kuidagi käppa läinud ja mul on nagu nii hea tunne seda teha, sest mul on siuke tunne, et ma nagu tean, mida ma teen. Kuigi eks sushi tegemine on ka siuke, seda võib igat moodi vist, ma ei tea. Aga igal juhul on mul see järjest paremini nagu kuidagi välja tulnud ja nüüd ma paar korda tagasi proovisin ka esimest korda tempurat teha ja see oli lihtsalt imeline. Aga davai, ma sõidan koju, hakkan sushit tegema, seda ma teile ei näita, sest ma kunagi näitasin juba. Käivitame auto ja asume koduteele. Hommikust märkamatult on kätte jõudnud kolmapäeva hommik. Meil läks eelne õhtu väga-väga hästi. Sushi oli lihtsalt imemaitsev ja üldse väga tore oli. Nii et me olime kõik sushi ära söönud, siis mul tuli meelde, et okei, et oleks võinud seda filmida ka, on ju. Aga whatever. Ühesõnaga, mina olen jõudnud nüüd Põlva haigla juurde. Kell on 7:47 hommikul. Ja ma pean kella 8 olema Põlva haigla vastuvõtus. Kes mäletab ja kes on varem minu videosid vaadanud, see teab, et ma käisin peaaegu veidi rohkem kui 6 aega tagasi oma sünnimärke näitamas. Sooviga neid eemaldada. Perearsti käest sain saatekirja ja täna on see päev, kui mulle pandi eemaldamisaeg ja minule hetkel teadaolevalt peaks eemaldamisesse minema siis need 3 sünnimärki, mis siin paistavad näos. Ja mul nüüd see närv tuli täna hommikul sisse, varem ma nagu ei mõelnud selle peale niimoodi, et võib-olla mida ma kartsin on see, et kui need saadetakse laborisse, et mis vastused ma sealt saan, aga nagu protseduur ise mind nagu ei hirmutanud. Ja nüüd täna ma hommikul tunnen, et pekki, et see ei tundu nagu väga mõnus asi, mida tahta. Nii et mul on veel mõned minutid aega, et ennast seedida ja siis ma lähengi. Aga ma põhimõtteliselt tean täpselt sama palju kui teie. Ehk siis minu jaoks täiesti uus asi, mul ei ole varem siukest asja olnud. Nii et ma võtan teid nii-öelda endaga kaasa, aga vähemalt nüüd te näete mu sünnimärgid ära, mis eemaldamisesse lähevad ja pärast, kui see asi läbi on, siis vaatame, mis kõigest sellest sai. Aga lihtsalt soovige mulle edu. Aitäh! Mul on väga raske rääkida, sest see plaaster siin ja mul on veel kõik tuim. Aga ütleme ausalt, et ma panin päris hea mitu pisarat. Sest et ühelt poolt see oli mega valus. Lihtsalt sellepärast, et nägu on nii õrn piirkond ja kuigi ta tegi tuimestuse, siis ma tundsin nagu ikkagi mingis mõttes mingid teravamaid asju, näiteks õmblemist. Mu hääl lihtsalt
ja opilaual, ma ei tea, kas see oli hirmust või millest, aga mul läks vererõhk nii alla, mu keha täitus külma higiga. Samas mul oli mega palav, ma tundsin, et ma tahan juua ja siis ma tahtsin üldse opilaualt ära joosta, ma ei taha neid eemaldada, ma tahan ära minna. Sest et see kõik oli kuidagi nii kurnav, et ma ei tea. Aga teisest küljest ma olen nagu mega õnnelik, sest et mitte keegi võib-olla ei saa aru, aga see sünnimärkide eemaldamine on olnud elusuur unistus. Ma õppisin nendega elama, mul ei olnud nagu midagi halvasti. Aga sisimas ma ikkagi alati unistasin, et ma ühel päeval saaksin neist lahti. Üks kõrgem veel jäi siia. Ja kui ma täna hommikul mõtlesin, et okei, ma lasen sellega ära võtta, siis ma opilaual sain aru, et mida kiiremini ma minema saan, seda parem on. Aga ma ei taha üldse praegu nutta. Sest ma ei taha tegelikult väga palju rääkida ka, sest et mul hakkab tuimestus kaduma. Ja siit on päris valus. See on täpselt siuke tunne, nagu sa oleks küünega tõmmanud kogemata üle sünnimärgi, aga see tunne on lihtsalt kõikides nendes sünnimärkides. Nii et ma üritan neid mitte näppida, aga ma olen õnnelik, et ma neist lahti sain. Nüüd ma hoian pöialt tulemused, mis sealt laborist tulevad nende sünnimärkidega. Et need on positiivsed, et kõik on hästi ja midagi halvaloomulist ei ole. See on suurim lootus. Aga igal juhul see op sai tehtud. Ja ma lihtsalt nagu tõesti panen teile südamele, kui teil on täpselt samamoodi kas kellegi on samasugune unistus mingi sünnimärgiga, kas see lihtsalt häirib sind, sa lähed sellele tihti vastu, siis segab see elu kvaliteeti, siis räägi. Ma olen käinud nii mitmete arstide juures, Tartus, Tallinnas, Võrus. Ja ma ei andnud alla, ma läksin kuni lõpuni välja ja ma sain. Ja lihtsalt, kui sa kardad ka seda, et äkki on halvaloomuline või midagi, siis see lihtsalt ju ühel hetkel peab välja tulema. Nii et mina täiega lihtsalt pooldan seda, et kontrollige enda sünnimärke ja minu pisarad siin ei olnud mingist suurest kurbusest, vaid nagu mul on hea meel, et ma lõpuks sain seda teha, millest ma olin unistanud. Ma veits pisardasin, sest mul oli nii valus, sest et see tuimestus kaob ära ja see läheb valusamaks ja see on esimene päev ja mu nägu on just sikutatud ja sakutatud, nii et see on mingis mõttes loogiline. Ja ma tahan emme kaisu. Nii et ma lähen maale emme juurde ja ma tahaks süüa ja ma ei tea, kuigi ma ei tea, kuidas ma süüa saan, sest nagu mul tõesti on lõuga nii raske liigutada, sest siin on ka õmblused ja need plaastrid on hästi tugevasti siin kinni. Nii et jah, aga see sai tehtud. Tere kõikidele! Ongi nüüd umbes 24 tundi möödas, on käimas minu teine päev nende plaastritega. Ja ma mõtlesin, et ma teen teile väikese kokkuvõtte, kuna täna ma saan juba veidi rohkem rääkida, lõug on kuidagi juba liikuvam. Lihtsalt need plaastrid nagu hoiavadki hästi seda kinni, aga ma ei taha seda päris ära ka võtta. Sest et selle plaastri all on nagu sellised plaastrid, aga ma kardan, et mingi mustus äkki läheb sinna, ma ei kujuta ette. Ma ei ole neid haavasid praegu veel puhastanud, aga ma olen neid pealmisi plaastreid vahetanud ja see lõua juures on praegu kõige rämedam. Nii et ma olen veits elevil, mis sellest kõigest välja tuleb. Ma tahtsin eilse jutuajamise jätkuks teile rääkida, et mulle tuli Instagrami hästi palju tagasisidet või inimesed, kes soovisid edu, kes tahtsid kogu seda lugu näha kas siis blogis või siin YouTube'i vahendusel. Ja samas tuli mulle ka üks arvamus,
et küsiti minu käest, et miks ma seda tegin, et miks ma need eemaldada lasin. Ja ma ütlen siis veel kord, et asi ei olnud selles, et ma tunneksin, et ma oleksin nendega kole, nagu ma isegi ei ole mõelnud selle peale, et ma oleks nendega kole. Asi oli tõesti selles, et need on läinud aastatega suuremaks ja lihtsalt need saavad nii palju nagu näppimist. Ikka ma ju pesen nagu meik, ilmastik, näiteks mingi päike on ju, ma pean ju sünnimärke päikese käest kaitsma, aga ma ei saa seda teha, kui need on mu näos. Ma ei saa käia 24/7 niimoodi, et mul on midagi näos, et see lihtsalt ei ole nagu loogiline. Ja ma päris tõsiselt isegi ei mõelnud, et ma nüüd eemaldan need sellepärast, et ma tahaksin olla ilusam, et ma tahan olla nagu teised. See inimene muidugi ei öelnud minu pihta, et ma seda midagi, et mina just sellel eesmärgil tegutsesin, aga ta ütles, et ta ehk arvas, et see asi on niimoodi, et kuna need minu 3 sünnimärki olid nii unikaalsed ja kõikidele ei ole neid, siis äkki ma lihtsalt tahtsin need eemaldada, et olla nagu teised. Lihtsalt ei. See ei olnud see, mille pärast ma seda tegin. Ja muidugi ma ei ole harjunud oma nägu nägema ilma nendeta ja loomulikult see tekitab minus elevust, et milline ma päriselt olen ilma sünnimärkideta, sest et minu jaoks on need sünnimärgid olnud kogu elu minuga ja ma olen harjunud enda nägu nendega nägema. Ma olen ootusärevil, milline mu nägu näeb välja, kui need haavad ära paranevad, kui niidid välja võetakse. Muidugi see tekitabki minus mingisugust elevust, aga see ei tähenda seda, et ma olen nüüd nagu teised, ma lõpuks ometi sain tavaliseks inimeseks, nagu kindlasti mitte. Ma olin õppinud nendega elama, need olid osa minust ja ma isegi ei ole mõelnud, et ma oleks nendega kole. Ma nimetasin seda operatsiooni enda üheks unistuseks lihtsalt sellepärast, et ma olen aastaid sellele mõelnud, et ma peaksin need eemaldama. Kuna ma juba rääkisin, see on puhtalt elukvaliteedi pärast, sellepärast, et ma neid ei vigastaks, et need ei muutuks minu jaoks ohtlikuks. See kõik on sellepärast ja sellepärast ongi see olnud minu unistus. Mitte sellepärast, et ma arvaksin, et ma olen kole ja ma tahaksin olla nagu teised. Ma lihtsalt tahtsin seda fakti selgitada. Muidugi kõik minu hirmud ei ole praegu seljatatud, laborist on tulemused tulemata, sellega läheb kindlasti ma arvan 2 nädalat aega. Aga ma üritan olla positiivne ja mõelda, et kõik on hästi. Aga seni, kuni ei ole tulemusi, ei taha ma veel üleliia hõisata ka, et kõik on 100% hästi. Aga ma siiski iga päev hoian pöidlaid pihus ja mõtlen sellele, et kõik oleks nii, nagu ma tahan, et oleks. Ja mind aitab väga-väga palju kaasa, kui te minule kaasa elate. Kõik need armsad inimesed, kes mulle kirjutavad, te võib-olla ei saa aru, aga need päriselt tähendavad mulle väga-väga palju ja ma tänan teid kõiki, kes on võtnud selle aja ja elavad mulle kaasa. See on nagu päriselt imeline. Aga täna on teine päev. Ma ei ole pidanud võtma valuvagisteid, mis on hästi positiivne. Nad küll vahest õrnalt kriibivad, aga need ei ole nagu nii valusad, et ma tunneksin, et ma ei saaks hakkama. Et selles mõttes on kõik väga hästi. See ülemine mul vahest sügeleb ja ma tahaks niimoodi nagu küünega kratsida siit pealt. Aga ma olen ennast tagasi hoidnud ja mitte seda teinud ja püüdnud millegile muule keskenduda. Aga need plaastrid tulevad hästi lahti, nagu täiega lahti kogu aeg siit ülevalt ja see mind häirib, ma juba eile õhtul neid vahetasin. Aga no ööga nad olid ikka lahti, muidu öö möödus suhteliselt valutult. Ma sain magada, küll aga ma ärkasin iga kord, kui ma keerasin, sest et ma nagu vaatasin, kuidas ma oma nägu sätin. Ma olen hästi harjunud magama nägu padjas just selle küljega ja ma kahjuks ei saa praegult nüüd oma lemmikasendit kasutada, nii et see tekitas minus veits ebamugavust öösel, et ma ei saanud keerata nii, nagu ma oleksin tahtnud. Aga pole hullu, ma sain magada. Ja ma siinkohal tõmbangi hetkel selle vlogi kokku ja ma usun, et järgmises vlogis te juba võib-olla näete rohkem, kuidas mul nende sünnimärkidega läinud on ja kuidas nad on paranenud ja otse loomulikult jälgige mind Instagramis, sest seal ma jagan ehk rohkem pilte ja nii-öelda reaalajas näitan rohkem. Nii et
panen enda Instagrami konto siia ja olge head, tulge jälgige mind ja saate rohkem minu eluga kursis olla. Aga mina lõpetan praegu ja tänan sind südamest, et sa olid siin minuga ja et sa minu tegemistele kaasa elad, see on mulle väga-väga tähtis. Aitäh!